dollari graafikus praegu, nii-öelda dollari indeks, et see on, no minu jaoks on üks peamisi indikaatoreid, millega ma nii-öelda vaatan ülejäänud börsi toimimist. Et dollar on nii-öelda peegelpilt, võiks öelda. Et siis prognoos on praegusel hetkel see, et viimane trendijoon, mis meil oli, mis siis murti siit samast. See sama trendijoon, et hind on dollaril on siit juba läbi murdnud, on ju. Ja hind on tulnud siia nüüd selle trendijoon uuesti testima. Vaen siit paremini. Et kui tavaliselt, kui toimub trendijoone all, ja trendijoon on siis, kus peal hind nagu toetub, ta läheb järjest kõrgemale, trendib ülesse poole. Ajaks, mille ei suuda enam kõrgemale minna ja hakkab vajuma tagasi nii-öelda. Ja siis mingil hetkel see trendijoon murtakse nii-öelda allapoole. Et see on siis selline märk või viitab siis trendi muutumisele. Antud hetkel ta murdis siit joonest läbi ja siis toimub joone all nii-öelda selline külgliikumine. Et praegu me jälgimegi siis selle külgliikumise nii-öelda, mis mustrit ta siin tekitab. Ja siis, et praegu ma jälgin seda 4. lainet siin, kuidas ta siin formeerub, et siin on tekkimas mingisugune muster, mis eeldatavasti ongi kohe läbi saamas. Et dollaril siis see sama muster, mis siin on. Et näed, siin on hästi näha, et on liigub ülesse, külgliikumine, teine ülesse liikumine. Ehk siis klassikaline ABC muster. Siin on siis järgmine impulss, väikene korrektsioon, järgmine impulss, jälle ABC liikumine. Et see on väga tegelikult standardne näide, kuidas nagu need siuksed keerukamad korrektsioonid välja mängivad, et on 1, 2, 3, allapool 1, 2, 3 ja siis selle vastu tuleb siis see kolmas faas ehk C-laine natuke agressiivsem, ja mis omakorda siis, ma ei tea, mis asi see siin praegu on mul siin ees. Vaatan. Okei, läks ära. Ja siin on siis selline C-laine, mis teen ta natuke lahti. 1, 2, praegult läks, on 3. ülesse ja nüüd siia otsa peaks tulema 4 ja 5, mis lõpetab siis selle C-laine ära ja sellega lõpeb ka siis, võiks lõppeda see 4. laine kogu tegevus siin. Ta võiks midagi sihukest välja näha, et see C-laine tuleb, ta võib isegi siit ülesse poole minna, täpselt ei tea. Kui 5 lainet on läbi, see võiks tähendada dollari nii-öelda kõige kõrgemat hinda nüüd, mis omakorda on siin selle trendijoone all, et oleks hea põhjus dollarit nii-öelda müüa või siis teisi asseteid osta, kas siis kulda või ükskõik mida või aktsiaid. See on hea koht nagu täpselt. Ja siin on veel puudu, et kuskil nädal 2 võib-olla võiks see aega võtta, kui see asi siin välja mängib. Ja eks siis on näha, milline formatsioon siin tuleb ja kus see müük peaks toimuma. Seda praegu on veel vara öelda, et siin alles see asi progresseerub nii-öelda. Ennem kui see asi siia tekkis, ma juba tegelikult seal websaidil ka panin selle üles, et prognoosisin seda sama liikumist. Kui te siin all näete, on Cyper pattern. Et ta algab siis oma esimese liikumisega, mis on siis siia. Selle vastu tuleb tagasitõmme ja siis alla laienemine. Ja siis üles 78% peale on siis tema valmimiskoht. Ehk ta ei ole veel tegelikult seda puudutanud ära, et siin on veel, antud juhul on tegemist ka siis 5-lainelise C-ga minu prognoosi järgi, mis siis peakski lõppema kuskil siin punktis või maksimaalselt siis siin tipu juures, et mitte sellest tipust ei tohiks mööda minna. Aga siis ongi teades, et see dollar võiks siin toppida nii-öelda ja alla minema, vaatame siis teisi asju. Et
siis seal peaks olema mingisugused näitajad, et need teised asjad hakkavad üles minema. See on ju omavahel seotud. Et vaatame USA börsi Dow Jones ehk industriaalaktsiad, USA aktsiad, 30 kõige tugevamat on ju. Jällegi vaatame suuremat pilti. Et siin on hästi huvitav, et eelmine nädal toimus siis see päris tõsine koroona see oli, paanika oli tegelikult. See sama paanika tegelikult, mis toimus siis aasta alguses ja ma näitan kohe, mis müügi see vallandas. See sama koroona paanika vallandas siis sellise müügisid. See müük oli juba, võis olla tegelikult ette nähtud juba ennem, kui see põhjus tuli, et hakkas see koroonasi pihta. See on huvitav, et alati, kui on vaja, see sama muster, mis siin on tegelikult, eeldas, et siit peaks tulema see sammune müük alla. Ja siis tuli põhjus selle jaoks, nii-öelda fundamentaalne põhjus. Tuli siis, kui see müük oli juba valmis juhtuma. Ja nüüd samamoodi see nädal, et see, mis nädal, mis oli, et toimus see müük siin. Vaatame nüüd tegelikult, kas seda müüki oli võimalik nagu ette prognoosida. Et kui minu neid eelmiseid analüüse vaadata nüüd, mida ma tegin viimane kord, ma ei tea, kas Mihkel mäletab, aga ma rääkisin tegelikult sellest samast asjast. Et siit on meil üks C-laine puudu. Ma ütlesin, ta võib minna siia alla, võib ka failida nii-öelda ja jääda natuke kõrgemalt, aga ütlesin, et siit peaks olema üks alla liikumine puudu. Millega on siis antud juhul potentsiaalselt tegemist on siis nii-öelda ma panen see lainet peale ka, Ellioti lainet, esimene laine, teine laine, lahti hargnenud kolmas laine siia ülesse, antud hetkel siis ilmselt tegemist neljanda lainega ja siis ootan siis veel ühte ülesse liikumist ennem kui meil hakkas suurem korrektsioon. Ja mis võiks siis aasta lõpuni kesta see 5. laine. Ja praegu on väga hästi näha, et see sama paanika, mis siin oli tegelikult, ongi siis, need paanilised müügid on tavaliselt C-lained, mis tähendab seda, et tähtedega me tähistame korrektsioonilained. Et meil on impulsid, on ju, ehk esimene laine on impulslaine, teine laine on alati korrektsioonilaine ja see on tähistatakse siis tähtedega A, B ja C ehk 3-laineline korrektsioon. Et kokku näeb see täis muster niimoodi, et 5, 3, 5, 3, 5. Et 5 lainet, 3 lainet, 5 lainet, siin ongi. Esimene 5 lainet, teine laine 3 lainet, kolmas laine 5 lainet ülesse, 4. laine 1, 2, 3 lainet. Ja nüüd peaks viimane 5 laine tulema 5 lainele 1, 2, 3, 4, 5, mis lõpetab siis ühe tsükli ära. Ja antud hetkel siis me nägimegi selle sama 4. korrektsiooni, siis seda viimast 3. lainet ehk siis C. Ja C-lained ongi agressiivsed. Ja siin on samamoodi näeme C-lainet. Et selle kohta on ütlus inglise keeles, et if you see it's a see, et kui sa näed seda, kui see on nagu märkimisväärne terav langus või tõus, siis on siis tõenäoliselt on C-laine, et see annab jällegi mingisuguse sellise kindluse, et kui sa analüüsi teed, et sa oskad ära liigitada, et okei, kui see oli C, on ju, siis see lõpetas mingisuguse tsükli siin. Antud hetkel siis lõpetas selle korrektsiooni vormi siin viimase C-ga. See tähendab seda, et mis edasi juhtub, ei ole sellega enam seotud, et see on oma asi siin. See, mis siin toimub, see on nüüd juba midagi uut. Antud hetkel siis eeldatavasti 5. Viimane selle kogu suure tsükli viimane 5 laine. Okei. Ja praegult ongi siis, ma lähen siis selle sama 4. laine sisse, mida me siin näeme, mille C-d me nii-öelda eeldame, oletame. Et siin on alati võimalus, et siit mängib välja midagi natuke teissugust, aga see praegu on kõige tõenäolisem stsenaarium, see sammune on. Vaatame, mis moodi siis, kas see C-laine nüüd läbi või on sellel veel, kas see veel on siin veel alla minna. Ja esimene asi, mida ma teen, võivad näitan ära,
tavaliselt neljanda laine korrektsioon tõmbab, liigub tagasi nagu trendi vastu tavaliselt mingi protsendi. Ja kõige lihtsam seda nii vaadata, et esimene laine oli meil siia, nii. Teine laine on nüüd siia punkti, on ju. Ma teen siia jooned peale. Kolmas on siis siia ülesse. Ja nüüd neljas liigub tagasi allapoole selle kolmanda suhtes mingi protsendi. Samamoodi nagu see teine lõikus esimese suhtes tagasi alla. Ja siis ma saan mõõta seda, et kui palju see neljas laine siis selle kolmanda laine suhtes siia tagasi tõmbas, et selle jaoks on mul mõõteriist. Fikseerin siia alla ära. Tõmban siia ülesse tagasi selle. Ja siis ma saan peale siia need protsendid. Kui see tagasi hakkab minema, siis see 38% on esimene nii-öelda selline arvestatav peatus, et neid protsente kasutavad nii-öelda treiderid ja investorid, et need on ühiselt nii-öelda kokku lepitud Fibonacci tasemed. Et nad lihtsalt töötavad sellepärast, et neid kasutatakse. Praegusel hetkel siis ma olemegi siin peaaegu puutunud ära selle 38%. Aga oletame, et siin on tegemist selle viimase viienda lainega, nagu dollaril oli ülesse poole, on ju, korrektsiooni viimane laine, siis siin on allapoole. Ta liigub nagu peegelpildis nii-öelda. Kui dollar ülesse, siis aktsiad alla ja suht vastupidi. Nad ei ole muidugi, nad ei tee oma lainet kõiki samal ajal, et vahepeal nad lähevad nagu sünkroonist välja, et see ei ole nagu nii perfektne, aga suuremas pildis on nad sünkroonis. Ja siin ongi siis see esimene laine nii-öelda ja teine laine on siis siin sees, on ju. Siit paistab siuke terav kolmanda laine impulss. Ja siis praeguse hetkel jällegi nagu seal dollarilgi, siit ootaks siis neljanda laine korrektsiooni mingisugust päevasisest sellist. Ja siis võiks olla siin selle piiri peale siis, selle võiks ära puutuda nii-öelda mingil hetkel. Ja siis oleks samane C alla valmis. Mõõdistan ka seda kolmandat. Vaatan kõigepealt mõõdan esimese laine peale. Esimene laine minu nägemust järgi siit ülevalt hakkas liikuma. See on väga nii-öelda komplektsem või keerukam esimene laine, sellepärast, et vahepeal need esimesed lained tulevad niimoodi, et ta teeb ABC väderni allapoole ja siis omakorda ABC väderni ülese poole, et ma ei hakka sinna rohkem laskuma, aga esimene laine nähtavasti lõppes siin ja siit üles tuli nagu teine laine, siis teine laine läks 50% tagasi esimese laine suhtes. See ongi tegelikult üks standardseid tagasitõmbeid teise laine puhul, mida kõige rohkem esineb. Et see annab mulle ka kinnitust, et esimene siia, teine see üles 50% peale. See väike jups. Ja nüüd teades, et esimene laine algas siin ja lõppes siin, ma panen selle laiendusriista peale ja saan allapoole need nii-öelda protsendid laiendatud protsendid. Siis on päris tõenäoline, et see sama 260% võin siia sisse laskus. Et siin toimumas, kas juba on toimumas see sama neljas laine, et läheme veel rohkem hinna sisse ehk tunni aja peale. Et kas siin sai kolmas läbi ja kas see neljanda laine korrektsioon on selline mingisugune komplektsem asi siin, et on ka väga võimalik, et see neljas laine on juba läbi selle aktsia puhul, et ta toimus siin A, B ja C, selline komplektsem. Ja siis toimus siit alla siis viimane 5. Ja nüüd me juba alustame mingit üleste trendi, et päris täpselt seda praegu on nagu raske öelda selles mõttes, et selle pildi järgi ma ei näe siin konkreetset mingit lõpetanud tsüklit, et siin võib olla mingi komplektsem neljas laine, millele järgneb siis lõpus mingisugune 5, et siin on rohkem infot vaja, aga põhi nagu see point on selline eeldus on juba olemas, et mis siin toimumas on. Kiired kuskil ei ole, et rahulikult vaatad, kuidas siin käitub ja lõpuks turg avab oma käe lihtsalt. Ta näitab sulle ära, mis siin toimub, sest on ka võimalus, see ei ole välistatud, et see hind jätkab alla trendimist ja üldsegi ja see laine lugem ei olegi üldsegi õige. Et see on täiesti võimalik, et nagu üle enesekindel ei tohi olla. Aga tõenäosus, et see on nii-öelda siin neljanda laine korrektsioon, et see hind hakkab veel üles minema, on suurem kui see, et ta nüüd hakkab siit alla kihutama. Aga kõik on variandid on võimalikud. Ma lähen siis
Bitcoini peale kohe praegu. No tavaliselt Bitcoin on liikunud nii-öelda stock marketiga korrelatsioonis, et praegu viimasel ajal, viimase nädala jooksul on tegelikult see korrelatsioon nagu negatiivseks läinud. See tähendab seda, et kui see stock market läks nagu nii-öelda alla ja dollari indeks läks ülesse, siis Bitcoin on ka tegelikult ülesse läinud. Ja minu peamine nii-öelda lugem selle kohta oleks ikkagi see, et see Bitcoinil on lihtsalt natukene teine neljandalaine korrektsioon, kui on aktsiatel. Et aktsiatel oli väga standardne nii-öelda A, B ja C alla nii-öelda. No see B isegi läks siia kõrgemale aktsia puhul. Ja siis praegu toimus see C-laine siia alla, et väga niisugune tavaline korrektsioon, A, B, C, kolmelaineline. Bitcoinil on nüüd siis eeldatavasti A-laine on olnud siia ja B-laine on liikunud siis ülesse poole edasi ehk trendinud. See oli täpselt see moment, kui see stock hakkas alla minema, siis Bitcoin on endiselt oma B-laines eeldatavasti ja liikusime üles ja isegi siin hakkas alla tulema. Ma arvasin, et hakkab see B-laine läbi ja hakkab selle vastu siis viimane osa ehk C siit alla ja siis ta ikkagi pressis ülesse ja testis selle, ilmselt selle sama, kas ta on juba puutunud selle ära, ma vaatan, panen peale selle mõõdiku. Et nüüd on ta juba selle nagu ära puutunud. Ma mõtlesin ise endamisi ka, et kas ta tõesti siis ei puutunud seda 160% ära. Ja ütleme, kui ma täpselt otsast otsani panen, vaatan, kas siis no natuke on veel puudu tegelikult, aga no ta ei pea seda täpselt ära puutuma, aga ikkagi läks siia lähedal, et see oli nagu ilmselgelt nagu ei suureks see vahe, selle 160%. Et see on veel viimane protsent, kus see B-laine, kui kõrgele see B-laine võiks minna. Kui ta nüüd siit edasi juba läheb, et siis ma muudan oma meelt nagu, et Bitcoinil on toimus midagi muud. Aga antud hetkel ma ikkagi usun, et tal on käimas see sama 4. laine, korrektsioonilaine, aga ta lihtsalt on teist tüüpi. See tüübi nimi on siis running flat ehk running jooksev siis lameve, mis siis näebki selline välja, et A on siia, B jookseb nagu mööda ülesse poole ja siis C ikkagi tuleb veel tagasi ja siis edasi ülesse siis viimasesse 5. lainesse. Ja kuidas siis 5. lainet nii-öelda prognoositakse? Kõigepealt sa pead vaatama, kui pikk on 3. laine. Kas ta on suurem kui 160% esimesest või on väiksem? Või on 160%. Kui ta on suurem, siis 5. lainel on oma reeglid. Ja praegu ma vaatangi, panen siit ta nagu algas, on ju see kogu see laine teema. Esimene läheb siia maale. Kasutan selle sama mõõteriista. Tõmban alla tagasi. Ja vaata praegu see 3. laine, siis läks täpselt 260%, eeldatav 3. laine, et antud juhul siis, mida ma eeldan või oletan. See tähendab seda, et kui 3. laine on suurem kui 160% ehk praegult 260%, siis 5. laine on kas sama pikk kui esimene laine või 160% esimesest lainest või 260% esimesest lainest. Et sellised on nii-öelda reeglid. Ja siis ma võtangi siit alt, kus esimene laine algab. Mul on juba mõõdetud pealane protsendid esimesest lainest. Esimene siis pikkus võiks olla siis siin, see on kõige lühem variant. Teine pikkus võiks olla 160% ja 3. mõõt võiks olla siis 260% esimesest lainest. Ja nüüd mul ongi need pikkused käes. Ma panen selle 4. laine kõige alumise punkti juurde, et siin on see 4. laine hetkel kõige alumine punkt on ja mis siis, et kui see 4. laine isegi veel kestab, et C tuleb siia kuskile, aga ikkagi kõige alumine punkt on siin. Ma panen siia on see, need samad jooned siia. Ja siis ma saan need potentsiaalsed nii-öelda tipud siin kätte. Üks on siin, teine on siin. Ülejäänud asjad võib ära kustutada ja siis, et kust võiks see
noh, vaadates Bitcoini see aasta, siis on üsna tõenäoline, et ta tegelikult saab seal viimase taseme kätte siin seda 260%, et korra vaatame, mis hind see on, 17 850